Nagu lubatud, räägime teises majandusampsus tehingutest. Majandus on lihtsalt öeldes kõikide ühes ruumis tehtud tehingute summa. Tehing on väga lihtne asi, teed neid ju kogu aeg. Iga kord, kui midagi ostad, lood tehingu. Iga tehing koosneb ostjast ja müüjast. Ostja vahetab raha või krediiti, kaupade, teenuste või finantsvarade vastu. Krediidi kulutamine toimub samamoodi nagu raha kulutamine. Liites kokku kulutatud raha ja kulutatud krediidi saab teada kogu kulutused. Kogu kulutused on need, mis viivadki majandust edasi. Kui jagad kogu kulutused kogu müügiga, saad hinna. Ja see ongi tehing. Majandusmasina põhiline ehitusblokk. Kõik tsüklid ja kõik jõud majanduses on tehingute poolt tagant tõugatud. Kui saame aru tehingutest, saame aru ka majandusest. Turg koosneb kogu ostjatest ja kõigist müüjatest, kes sama asja peale tehinguid teevad. Näiteks on olemas nisuturg, autoturg, aktsiaturg ja turud miljonite asjade jaoks. Majandus koosnebki kõigist tema tehingutest kõigil tema turgudel. Kui liidad kokku kõik kulutused ja kõik müüdud kogused kõigil turgudel, on sul käes kõik, mida vajad, et majandusest aru saada. Inimesed, ärid, pangad ja valitsused osalevad kõik tehingutes nii nagu kirjeldatud. Nad vahetavad raha ja krediiti kaupade, teenuste ja finantsvarade vastu. Suurim eraldiseisev ostja müüja on valitsus, mis koosneb justkui kahest tähtsast osast. Keskvalitsus, mis kogub makse ja kulutab raha, ning riigipank, mis on erinev teistest ostjatest ja müüjatest, sest tema kontrollib raha ja krediidi kogust majanduses. Ta teeb seda, mõjutades intressimäärasid ja printides uut raha. Nendel põhjustel, nagu edaspidi näeme, on keskpank oluline mängija krediidi voolavuses. Krediidist aga juba järgmises ampsus lähemalt.